No tervitus kõikidele vaatajatele, minu nimi on Hada Tanel ja täna siis vaatame järgi sellise mängu nagu Tom Clancy's The Divisioni, kus siis saab see nädalavahetus mängida seda beeta versiooni. Toimumas on hetkel siis kinnine beeta versioon sellest, aga võimalik on neid võtmeid saada suhteliselt lihtsalt, kas või minna G2A-sse ja g2a.com-i ja siis lihtsalt osta beeta võtja omale. Vahepeal jagas ka Nvidia koduleht seda, aga need on vist otsa saanud. Igatahes ma mõtlesin, et ma täna striimin seda mängu, aga kuna mu arvuti lihtsalt ei ole enam nii võimas, et striimida mingeid uusi mänge, siis kahjuks pidin niimoodi tegema siis, et teen YouTube videoga. Ma olen suhteliselt kindel, et tuhanded inimesed just seda tahavadki, et ma teeksin siis YouTube'i. Ja täna siis siin selles videos alustame täiesti uue mänguga, täiesti algusest peale, siis ma näen ilmselt seda alguse videot ka, mis ma striimi alguses ära canceldasin. Ma ütleme niimoodi, et ma mingi pool tunnikest seda mänginud hästi jubeda FPS-i juures, kuna striimid oli hästi halb, aga aitab mingisugust pikast mõttetust jutust. Vaatame siis järgi, milline see mäng täpselt on siin. Nii palju, kui ma mängisin seda, oli pretty freaking good. Päris hea oli, aga mis siin ikka, vaatame New Game siin. Ja kui me eksi, siis me peaksime saama ka mingit karakterit siin koostada. Vähemalt kui ma enda esimest karakterit tegin, siis ta lasi nagu Simsi moodi enam-vähem nagu keha osas igatpidi muuta, aga need on kõik beetas siin lukus, et siis ta said lihtsalt nagu randomize panna ja tegi kogu aeg selle täiesti uue näo. Põhimõtteliselt umbes nagu Grand Theft Auto 5 äkki või? Ütleks niimoodi. Ja siin siis mängu alguses saamegi valida, kas siis male või female, eks ole. Kuna ma olen naine, siis mängime mehega. Ei, lihtsalt võtame mingisuguse mehe, siis lihtsalt randomaisime siin. No, täitsa viisakas nägu. Täitsa viisakas, täpselt nagu mina sõjaväes, no. Ilma juusteta. Ja saame siin natukene pead liigutada, aga mis siin ikka? Paneme confirm ja activate agent Hada Tanel. Täpselt nii. Loodetavasti saab olema lõbus. Nii. Ja võt see video jäigi mul nägemata. Algus oli nagu Deus Ex. Siukene koht. Alguses vähemalt oli mul. Ja Crysis 2. Aga okei. Mis toimub? Okei. Ma eeldan, et see pole mängu algus. Alrighty then. Oh yeah, baby! Woo! Tom Clancy's The Division. Ja põhimõtteliselt tegevus võtab siis aset New Yorgis, Manhattanil. Põhimõtteliselt seal, kus Grand Theft Auto 4. JTF 68 to tower, visual Hudson. Yeah, 2 division agents on board. The explosion was their right in. Okay, clear to land. JTF 68. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Okay. Welcome to Hudson Piers. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. If he's still radio silent by tomorrow, there's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever Oh, yeah. you need. I'll catch up with Võtame linna tagasi. Luck out there. You'll need it. Thank you. Nii. Ja põhimõtteliselt siit mängu alguse saigi, aga mäng sai alguse enne mul valges. Ja tegu on siis... Okei. Ja tegu on siis nagu MMO-laadse mänguga, umbes nagu tegelikult Borderlands, eks ole, aga siis tundub, et vähemalt siis öö ja päevatsükkel on nagu absoluutselt kõikide mängijatega ühine või? Wow, okei. Okei, kaadrisagedus võiks parem olla, aga mul on graafika täiesti põhja keeratud praegu siin.
nii põhjas kui olla saab. Eks ma pean mingil hetkel endale 980 Ti ostma. Okei, mis siin ikka, kes iganes mängib, võib vaadata siin täpselt, mis tehakse, aga läheme liigume edasi siin ja vaatame, mis siin saama hakkab ja loodetavasti hakkab meil siin väga-väga lõbus olema. Aga mäng on jah tohutult siukene suur, ma võtan siin kohe kaardi lahti teile. Ja me hetkel oleme siis siin see väikene, zoomime sisse, näete siukene kriipsujukku, eks ole. Ja siis peame minema siit, haabist läbi, eks ole. Minema siit minema ja siis siia jõudma. We're pinned down. Where's my backup? I've got no one to send you. We've got wounded. We've got guys going over the wire. There's no one coming. I'm coming. Sorry. I don't care. Anything you got. Anything. Get off the radio and get yourself here. They're breaking through. We don't have enough to hold. Ja põhimõtteliselt niimoodi saategi siis neid missioone vaadata. Ja lihtsalt hiirega peale minna ja siis kuulata mingi, mida nad räägivad. Ja põhimõtteliselt terve siukene ongi siis, terve siuke kaart ongi siin The Divisionil. Ma eeldan, et kõik need sektsioonid siin on nagu mängitavad, aga ma ei ole nii kindel, mis siin väljaspool toimub. Kas see tähendab siis, et kõik selle ringi sees siin on mängitav või siis ma pakun mingi siukene osa on äkki mängitav siis terves täismängus. Ja siis teatud tsoonid on siin praegu ka kinni ilmselt betas. Ja siin näete üleval veel paremas nurgast levelid, et millise leveli jaoks oleks mõeldud need kohad seal. Ja siin on 3-5, eks ole, 2-4. Ja põhimõtteliselt, kui me siin edasi veel liigume, siis me näeme veel igasuguseid kõrvalmissioone, ehk siis side missioneid, mida saame lihtsalt ette võtta ja teha ja me ei peagi siia main missioni juurde minema. Kuigi see on meil vaja võtta, see on establish base of operations ehk siis meie põhibaas, kus me hakkame igast tegevusi tegema. Nii et üsna pikk jutt on olnud siin, sorry, aga loodetavasti jäi teile midagi siin pähe ja meelde ja teeb veel lõbusamaks ja põnevamaks seda mängu teie jaoks. Nii. Hey. Stay with me, man. No, look at me. Damn it, look at me. In the eyes. We're gonna get through this. You hear me? Holy shit. Did you see that? Did you Aga mida? fucking see that? Oh my fucking god. Mida nad nägid? We're safe now. It's okay. Mida nad nägid? Temel ma loodan, et mu beta karakter muidu jääb alles. Ma ausalt öeldes see randomized character tegi mulle täiesti badass sihukese vennana. Täpselt nagu see Hitmani filmis see vend. Okay. Nii. Wow. Okei. Vot siin tundub nagu natukene Crysis 2 algus. Natukene. Umbes samasugune koridor oli, noh. You're good to go, okay? I gotta tell you, I don't envy you going back into that mess. I'm getting out the minute I can. Good luck to you. Okay, thank you. No nii, lähme edasi siis. Nii. Ja siit lähevad teised inimesed kohe. Different Planet 5 demoni. Ja siis saame tab'iga siin vaadata inimest, eks ole. Mis ta on level 4, eks ole, ma ei tea, mis igatahes see lilla siin näitab. Aga kuidagi saab ka veel siin, invite to group, saame grupi teha, eks ole, ja siis minna mingisuguseid. See on mingi matchmaking veel. Ma mõtlen, hästi palju asju on veel, mida tasub uurida. Nii. Vendor discovered gear vendor. Okei. Ja põhimõtteliselt, kui ma eksin nüüd. Ma ei saa. Mingi nupuga sai vaadata nagu ka, et mis lähedal on. Aga võtame korra siit Eskiga ability'd lahti. Ja ability alla topime kohe endal selle. You now have ability skills, skills expander toolkit. Ja paneme siin radari vist. Või mis mul oli siin? Pulse. Nii, sends out a recon pulse that marks hostiles and allies through walls and covers. See tundus päris hea olema, nii et võtame selle siit. Ja paneme selle E alla, kuna Q tuleb lahti level 5 pealt. Nii. Ja läheme tagasi siit. Ja siit võime veel inventorit vaadata, siin meil kõik relvad olemas. Relvale saame igasuguseid modifikatsioone veel lisada. Kui me võtame selle relva lahti siit näiteks 1600 DPS, eks ole. Ja siis näiteks siin all on mingi mood. Või võtate selle veel lahti, siis siin kõrval näitab teile ilusti
paremal pool neid modifikatsioone, mis te olete leidnud näiteks mängumaailmast. Ja sama kehtib ka muidugi siis tegelikult nende armori juppide kohta siin. Ja mida ei kasuta, siis neid saab ka veel juppideks teha ja siis, või siis maha müüa. Tundub, et see esimene video sellest Divisionist tuleb mul sihukene õpetuslik video, et saate nagu enam-vähem aimu, mis teha tuleb, kuigi ma ise ka ei tea väga. Aga, mis see on? Seera. Vaatame, mis siin toimub. Ma täiesti vabalt ringi joostasin. Uurida. Ahah, president teeb kõnet. Mingi armori, lihtsalt mingisugune chillimiskoht, söömiskoht ikka pigem. Ja, warning, restricted area. Me peame sinna minema, okei. Lähme siit. Siis näeme ka, mis siin toimub. Ahah, siin on see pood, eks ole, vendor. Weapons vendor. Nii, F. Ei, ja siin näeme, kui palju relvad maksavad, eks ole. 300, 300, 400, eks ole, ja minul on 0. Story of my life, eks ole. Ja siin üleval saame veel sel vajutada, et kui oleme midagi leidnud, siis maha müüa. Mingit kraami. Camp Hudson, find agents. Mis see veel on? Matchmaking või? Okei. Free roam või dark zone, okei. Kui ma eksin, siis dark zone'is on mingisugused kõige raskemad vastased, kellelt võib leida kõige paremat kraami. Nii, ja see on mingi JTF request situation report. Side mission discovered. No nii. So remember, wool is best in this weather, not synthetics. Listen, they got me doing this radio business because I got the sciatica, but you can count on me to give you the info you need, honey. Okei, tema käest siis saame siuksed side mission. Ütleme niimoodi, et see on questide siukene billboard, nagu öelda. Ütleme kaardi lahti siin M-iga, eks ole. Ja need ta lisas siia nüüd. Side mission 1, 2 ja 3. Ja võib-olla võtamegi siin side missioni lahti esimesena. Oh, honey. There's a cold-blooded murderer out there. Some awful lady named Michelle Mason. I guess they want me to ask you to stop her, but you have to promise me you'll be careful. I'll upload her last known location, but nobody can say I didn't warn you. Okay. Find and neutralize murder suspect Michelle Mason. Me peame mingi naise ära tapma või? Mission rewards classic RPK 74 blueprint. Siis me saame ilmselt craftida mingi uue relva või? Ja mingisuguse gear itemi ka. Ma arvan, et täitsa okei. 4 kilomeetrit on vaja sinna minna või? Oli, ta ütles 4 kilomeetrit on ju. Kus kohas? Jah. Punkt 4 kilomeetrit. Okei, 400 meetrit. Ma arvan, et suhteliselt ligidal, nii et võime minna sinna. Nii, liigume edasi. Kes meil veel siin äkki huvitav on? Siin oli meil pood, eks ole. Okei. Ma arvan, et siis lähmegi edasi. Teeme neid missioone. Ja võib-olla siis hiljem vaatame ka selle main missioni üle. Nii. Open stash. Ahah. Jaa, siin on nagu tavaline stash nagu Diablo 3-ski. Saate asju sisse panna, mingisuguseid asju, mida hetkel võib-olla ei kasuta, aga võib-olla hiljem natukene. Mis asju? See ehmatas mind. Nii. Ja siin on veel mingisugused missioonid vist või? Encounter discovered, encounter assault, stronghold, virus research, water supply. Ühe taolise side missioni olen ma ära ka teinud siin. Live streamis üritasin kuidagi teha. Nii, siin juba mingi level 7 vend jookseb ringi. Haihtus nagu peer tuulde. Nii. Press E to trigger a recompulse that marks hostiles. See on see minu uus skill, mille ma avastasin, eks ole. Praegu ei saa seda kasutada vist. Mis asja, siin on inimesed kõik ootamas või? Okei. Üritavad siia safe zone'i vist saada või? Ja põhimõtteliselt siit algabki siis mäng nagu. Võib absoluutselt ükskõik kuhu minna, eks ole, ja te võite koheselt praegu siin vaenlase kohata ka. Ja te võite need ära tappa ja võite looti vastutasuks saada. Kuhu kohta ma küll sattunud olen? Oota, võtame natuke parema relva siin välja. Nii. Ja võtame veel parema relva välja. Number 1 on ja. Jep. Oota, nüüd kui ma... See võiks näidata ka mingisuguseid objekte või midagi, mis ma saaksin lootida näiteks. Aga okei. Siit saab niimoodi välja minna, on ja. Kontrolliga saame üle asja tüüpata.
võrratult hea muusika on. You can roll away from threat by quickly pressing. Okei. Nii, kes see siin on? Kes see on? Tundub, et sõbralik vist on. Aga jaa, atmosfäär, muusika, kõik on siiamaani väga-väga lihtsalt tipp-topp olnud. Give medkit, civilian in need. Noh, anname talle. Mis me saame? 183, miks? See andis mulle midagi. Solid foliage green. Mingi värvipudel, et me saame oma relvasi värvida või? Ei ole nii, et me saame nüüd relvasi värvida. Ootat, võtame inventory lahti. Relv on ju. Võtame selle M4. 600 DPS-i. Change the color. Nii, foliage green. Muutus või? Aga meil ei ole maas peal. Ma ei tea, ma ütleks, et ei muutunud väga. Võib-olla see läks kohe automaatselt peale, sest minu arust ennem ta siukene valge ei olnud ilus. Vaatame seda korra. Näeb siukene välja, on ja võtame siis skinni. Jaa, ta pani kohe automaatselt peale. Nüüd ma pean seda... et ma ei saa seda värvi kõikidele relvadele korraga panna. Igale relvale eraldi värv. Okei, ilus. Jätame niimoodi praegu. Ja lähme teeme selle missiooni nüüd ka ära, muidu ma jäängi siin juttu ajama, sest see on tundub ikka siuke võrratult mõnus ja suur mäng olema ja see on alles beta. Mingi imepisikene portsjon on, eks ole, lahti. Tundub küll, et see on nagu arvutile mõeldud testini näiteks, aga 100 korda parem veel äkki. Mis siis see? Discover Chelsea, okei. Siin on mingi piire. Bounty, Michelle Mason. Kas see tähendab, et tools discovered? Oot, 11 meetrit, 8 meetrit. Kas keegi näeb toolse kuskil? Siis saab ülesse minna. Vaatame kohe, mis siin üleval toimub. Nii. Skännida ka korra. Iga scan muidugi on cooldowniga. Threats found 2. Ja see ongi seal Masoni juures ju. Aga siin oli mingisugune toolbox ju ka. Kus meie toolbox on? Mingi X-teed pidi me nähme siin, aga... Ma ei tea, kas hüpata siia alla või? Hüppame siia alla. Lähme vaatame korra. Ma tahaks tegelikult... Ma tahaks näha, kas on võimalik siit midagi leida nüüd või? Sest nägin ju, nii ligidal oli, siin on mingi huvitav uks. Garaaž, no siin küll peab mingi toolbox olema kuskil. Siin. Nii, tools +1, okei. Vähemalt seegi, asi seegi. Aga siin oli ka nagu, näitas midagi. Mis ta siin näitas meile? Teine toolbox. Ikka on see peidetud midagi. Peab silmad rohkem lahti hoidma. Mõtle, kas see scanning ei anna meile neid, jah? Threats found 2. Siin, jaa. Okei. Nii. Tundub, et siin väljas on ka vist midagi. Kuskil siin on lootable object. You what, mate? Ei ole ju. Siin mingisugune asi. Incendiary bullet, okei. Mingi põletav kuul. Camp Hudson, level 3-4, aga lähme siis välja. Lähme nüüd. Ma garanteerin, et nüüd me lõpuks jõuame sinna missiooni juurde ka. Nii, saime natukene siis uurida, kuidas lootimine käib siin. Ja nüüd 160 meetrit meie esimese side missionini. Okei. Saime natukene siin vaadata nüüd seda maailma ka, mängumaailma. Kõik graafik on täiesti põhjas. Kas on graafikud maha timmitud? Või et mingi rotipoist läheb sul? Läks. Nii. Oota, kas hiilida ka kuidagi saab või? Okei, civilian. Nii. Oot, mis sellega siin viga on? Kõik korras või? Okei, saame läbi inimese kõndida. Kas me teda aidata ei saa või? Okei, lihtsalt suri ära. Norm, või siis külmus ära. Nii. Aga lähme siis siia. Nii. Neutralize Michelle Mason's first lieutenant.
Second lieutenant. Okei, need on mingi armoriga vennad või? No tore. Kas me saame kuidagi kükitada ka või? Otseselt ei tahtnudki sniikida. Oh shit! Ära ehmata mind. See light enemies. Coverisse. Oh, see on see light enemy. Oh, mingi armoriga mõnus. Nii. Okei, maas üks. Nii. Ilus, korralik firefighting ikka. Täpselt nagu mingi, oled harjunud Borderlandsis või midagi, aga siin on nagu third person, ehk siis selja tagant vaade. Väga huvitav, mõnus. Nii. Quick release magazine. Selle võtame küll ära siit. Paneme kohe selle peale ka või mis? Võtame siis enda relvasid, on ju, selle ja quick release, magazine ja paneme 2% kiiremini, reload ime nüüd. Wow. Ei tundu midagi väga palju, aga no. Asi seegi alustuseks. Nii. Ja nüüd Neutrals Michelle Mason's first lieutenant. Okei, asi pole veel läbi. Asi pole veel läbi. Siin läheb veel karmiks sõjaks. Kas siin... Ahaa, siin on lootable. Nice, restock on ja... Kuigi... Pole vist vaja otseselt midagi. Oota, siin näitab ka midagi. Oh jee! Väike burgeri... Asi siin... Explosive bullet. Mingi ühe explosive bulleti andis või? Kus me neid bulleteid veel muudanud? See on veel küsimärk. Nii, okei, lähme siis siia. Oi, hea damage oli. Oh, see tuleb. Ilus. Oh shit. Okei, õnneks see polnud midagi hullemat. Kao ära. Ilus. Maas. Granat tuleb. Kahju, et ei näinud seda hästi täpselt. Nii. Secured area. Complete. Neutralize Michelle Mason. Okei, oh my god, see pomm on tegelikult päris efektiivne, ütleks niimoodi. Nii, kas siin kingituste seast leiame ka midagi või? Oota, me saame restockida kui vaja, aga ei ole, meil on piisavalt kuule. Nii, okei, me peame Michelle'i maha võtma siis. Ja loot'i kogumist nagu, kuidas asju vahelistelt saab, see on natukene küsimärk mul. Lihtsalt tundub, et peale igat võitlust nagu lihtsalt automaatselt tuleb su stash'i. Mõned asjad jäävad... Oh shit. Mõned asjad siis jäävad nagu maha lihtsalt ka. Millel pead ise järgi käima. Täpselt veel ei ole aru saanud, kuidas see käib. Nii, okei. Kus on Michelle? Oh, Michelle on seal üleval ju. Oh, vaadake milline... Oh my god, ilus mingi tärnikene on veel seal. Oh. Need on mingid granaadid nüüd või? Oh jaa. Ma arvan, et... Ma hakkasin üles ronima tema juurde vist või? Või ronime? Mis te tahaksite, et ma teeksin? Ma ei saa vist üles ronida mingi... Oh, ilus. Sain pihta. Sain veel pihta. Kas keegi on veel? Oh god, kuskil... Okei, kuulda granaadi viskas need sinna kuskil on ju. Kas me saame kuskilt siit üles ronida või? No nii. Tuleb jälgida elusi ka nüüd. Ma pole veel kordagi selles mängus surma saanud. Nii ma ei tea täpselt, kuidas see spoonimine käib, et kui ma nüüd praegu surma... Okei, võtame ühe meet äkki või? Oh shit! No nii, paneme elusi ka juurde. Okei, väga hea. Oi, tal on päris palju elusi läinud. Võin armor on maas. Putka küll. No nii, oh yeah! Juba läheb. Oh my god, ei. Palju tal neid granaate olla võib? No muidugi, noh.
oo, ilus tuli välja. Oh my god, ta on kohe surnud. Ei, valel ajal, load. Nii, nüüd. Yes, baby! Found everything you needed. Isn't that nice? I hope you didn't get any blood on your gear. It's the hardest stain to get out of the laundry. Nii, aga äkki restockiks ennem või? Ei, üritame, vaatame, kuidas see üles saab üldse. Kas saab siit üles lihtsalt või? Ja saabki niimoodi. Wow, okei. Nii. Kaardi peal tasuks ka vist vaadata, on ju. Võtta, kui ma praegu siin signaali lastan, kas ta... Ei, ta ikka ei näita mulle, et mida üles saab võtta. Aga mida me siit saame? Safety vest ja suppressori. Ma arvan, et võtame kõik siit ilusti. Nii, võtame inventory lahti. Võtame oma lemmikrelvasid. Selle sama meil toob 600 DPS-i. Ja paneme muzzle'i peale siia. Nii, oota. Ära ütle, et see on mingi suurem, kõrgem level või midagi. Mis me veel saime? Saime... Vesti saime, on ju. Oota, me võime vaadata korra. Lähme siit back, on ju. Me võime vaadata... Vot siin vist näitas... Jaa, level 4... A Tyrant Suppressor, Small Caliber, Standard. Ma ei saa ka aru, kas ta siis sobib ainult mingisugustele väiksematele relvadele või? Vaatame, võtame näiteks, võtame selle MP5 lahti, ja muzzle, ja siin saab seda suppressorit kasutada ilusti. Paneme siia siis selle. Vaatame, kas tõesti ei olnud seal siis või? Võtame selle relva. Nii. Ja siin tõesti ei anna, jah? Et siis väiksemale relvale saime, aga no eks pean siis hakkama MP5 ka natukene kasutama. Aga vaatame kohe järgi, mis vesti me saime siit. Armor, nii. 20 armorit, nice. Plus 14 elu, eks ole veel. 5% increased kill XP. Alustuseks kärab küll, aga ütleme niimoodi. Ja rohkem ma midagi juurde ei saanud, nii et kuigi vist mingi mission reward oli ka ju, kui me eksi. Aga see selleks. Nii, ja nüüd põhimõtteliselt me võime siit minema. Weapons parts discovered. Wow. Kus kohas? Kuidas ta seda avastas järsku? Kuidas ta seda järsku avastas? Alguses on ikka asjad huvitavad. Oh my god, saime rare itemi. Roheline on ilmselt mingisugune haruldane item. Lillad ja siuksed on mingi eriti haruldased. See on weapon parts, nice. Siin ka veel mingit nänni. Veel väikene weapon part. Okei, rohkem siin tundub, et ei ole midagi. Nii et võiks siit alla minna. Kiiresti minna ei saa kuskilt. Nii et lähme siit samast, kust üles tulime. Nii. Kas siit saame ka minna või? Ei, siit ei saa. Peame ikka siit minema. Nii. Ahah, oota, aga siin on ka midagi. Mis meil siin on? Go bag. Examine. Okei. Võtame selle siis. Kas see tähendab, et me saame rohkem asju tassida kaasas või? Kus see? Ahah, see läks siia, eks ole. Nii. Armorid natukene juurde. Nii, me näeme siin health, stamina, firearms. Okei, igast asju näeme siin. Pouches. Ja see on nii palju erinevaid asju, mida... Eks ma mingil hetkel uurin neid natukene põhjalikumalt, kui ma videot ei tee, siis järgnevas videos olen võib-olla targem. Siin on veel mingi trendi trapper hat. Mida? Saame praegu lihtsalt niimoodi. Tundub, et meil on antud siin ikka valikuid ka, mida kohe alguses nagu kasutada. Ilmselt paljud ei jõua leveldada, aga muidu vist ei tohiks midagi alguses olla sul. Et leiab mängumaailmast need igast asjad. Aga kuna see on beta, siis inimestel pole nii palju aega, eks ole, siin ringi mõllata. See on lihtsalt pandud äkki midagi. Training hoodie, okei. Simple boots. Trendi winter jacket. No, paneme trendi, oleme trendikad. Siin on pouches, on ju. Character, firearms, okei. Jätame need asjad praegu siia paika. Nii, okei. Ja läheme siis edasi siit. Vaatame, mis siin järgnevalt teha. Kas me tõesti lähme äkki siis võtame selle main missioni ette või? Kuigi ma olen siin praegu üsna ligidal. Ma võtsime need weapon partsid. Lootable object oli muidu siin. Võiks selle ka võtta, aga vahet ei ole. Jätame praegu
Lähme seda main missionit tegema. Lähme We know appi that the sinna. base of operations is under siege from whatever Siis- criminals have taken over Madison Square Garden. We don't have numbers and they don't seem to have a leader, but the JTF is stretched thin. This has to be our first priority, Agent. Get our base back and we'll go from there. No nii, teeme niimoodi. Ja samal ajal saame siin natukene mängumaailmas ringi vaadata. Ja tõesti, kõik need kohad siin on... Kõikidesse nendesse kohtadesse võime minna. Siin on midagi. Mis te kaklete siin? Pere tuli vist ilmselt. Ja tõesti, kas saab sinna selle torni juurde... Tundub nii nagu täiesti... Tegelikult ikka korralik avatud maailm ju. Ma mõtlesin, et palju kinnisem on. Nii. Siin on mingi... Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire! Small arms fire! Who's have us in their sight? Nee, JTF Mars. hearing this? Please respond! Tracking signal. Analysis complete. Uploading coordinates. Just. Nii, kas võtame MP5 ka või? Hostile forces approaching. Siin on mingisugune asi. Lootable object. Rare item vist või? Rohelisega näitab rare või? Utility vest. Võtame selle just ära siit. Siin on ka midagi. Võtame selle ka siis juba ära. Vahet pole. Me saime granaadi. Nice. No nii, summutiga. Oota, kuskil on liider ka. No more hostiles detected. Nii. Okei. Nii, meil on vähemalt granaat. Nüüd hoiame selle granaadi alles, sest ma tean, et mingi... Oota, kuidagi granaati sai valida ka vist Q tähtu on peal või? Ei. G tähtu vist otsin peal. Nii, ja võtame siit kohe siis selle fragmentation granaadi, eks ole. Kas ta valib? Kuidagi niimoodi vist valis ära selle enne. Jep, nii, G tähe all on meil see frag grenade ja siin peaksid natukene tugevamad vaenlased vastu tulema kohe. Aga kui teen võrratult ilus näeb ikka see maailm välja siin. Ja suur. Jep, seda ma tean, et ma ei ole see maailmale. Nii. Dispatch, this is Division Agent Fei Lau, empowered and authorized by Executive Order and DHS Directive 51. Whoever you are, we're under an all-out assault. I'm not sure how much help you... screw it, we'll take anything you can give us. How are you on my comms? We've got your back. Just try not to shoot at anyone who's trying to help you. Over. Alrighty then. Nii, ja olemegi jõudnud oma baasi siia. Secure the base of operations. Be advised, you have incoming division agents as backup to your location. About damn time you get us some help. Get us in right now. Läheb lahti. Ja seal ongi juba mingisugused... Oh my god! Nii, hoiame G-nuppu... Oi, lihtsalt G-nuppu vajutame. Nii, kus see on? Siin. Nii, püüa! Oh my god! Jõudis välja joosta sealt. No muidugi. Oh my god, me peame vaatama jälgima elusi siin. Oh my god. Ta laseb päris tugevalt. Nii. Kasutame medbacki ära. Kas see nüüd mingi aja tõttu vist aja pärast tuleb see medback tagasi mulle? Oh my god. Ilus. Saime selle maha. Nii. Aga ei, medback ei ole mulle tagasi tulnud. Mis siis juhtub, kui medback ei ole? Siis on suhteliselt kellad vist. No, võtke ta maha nüüd. Ilus. Kuskil veel või? No siin. Shit! Okay, korras. My official report. The division saved our sorry asses. Thanks for the report, Bravo Squad. Stay alert out there and keep it frosty. I'm glad you made it. Now let's rebuild our base.
Go on in and have a look around. I finally got some transportation, so I'm inbound. Let's do this. Alright. Põhimõtteliselt tehtud see main mission siin. Lähme sisse ka korra ja vaatame, mis seal sees toimub ja siis ilmselt jätkame järgnevas videos, aga siukene põhimõtteliselt on siin jah. The Division. Ausalt täiesti normaalne. Mitte ühtegi pettumust ei ole. Võib-olla see, et FPS on natukene nutlunud siukene, aga noh. Kõik on täiesti põhki keertud ja ma samal ajal filmin siin ka, nii et see võib probleemi natuke tekitada. Aga tundub, et siit vist sisse saanud. Kus kohast? Siit siis. Ma vaatan, mis asi see vilgub. Ma mõtlesin, et see on mingi jälle mingi side missioni asi siin. Okei, mis on ikka? Wow. Enter the safe zone. Air ventilation and purification systems online. Personal space, the improvements you make to it are only visible to you. Ehk siis kõik, mida me uuendame, on ainult meile nähtav. Kõik inimesed saavad tulla. Teie sõbrad saavad siia tulla, aga nemad näevad, mida nemad on arendanud. No nii. Täielik pasahunnik. Ilus käkiläki mul. But the whole area has gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Ja nüüd peamegi hakkama siin inimesi päästma. The JTF commander Benitez is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing and it'll do a hell of a lot for morale. All right. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. All right. Põhimõtteliselt siis pean need missioonid võtma siit. No nii. Põhimõtteliselt siis võtame need missioonid kohe siit. Siin saame veel vendoris maha müüa kõik, mis me oleme leidnud, eks ole, ja võib-olla osta midagi uut paremat. Ja siit saame veel missioone. Well, so you're a Division agent, huh? Yep. Great. Now, don't dwell on all the death and carnage around you or the fact that so many have tried to do what you're about to attempt and failed and died what surely must have been a horrible death. Hey, you sure, take back Grand Central. They have more support than you do now, but so again? what? Fate's random and heartless. Nothing you can do about that. Stay positive. I'm just real glad it's gonna be you out there in the field and not me. But I'll let you know what we got. Okay? Alrighty then. Nii, ja siit saame veel missioone. Opa. Huvitav jäsukene Dead Space'i, Borderlandsi ja veel paari huvitava mängu sisukene segu tundub siin olema. Päris positiivne hetkel. Once we get that virologist over here, we can build up a staff, investigate the origin of the virus, and start getting more supplies. For civilians, but for us as well. Nii, boot up. Complete the Madison Field Hospital mission to save Dr. Jessica and bring the medical wing back online. No nii, me peame siis selle main missioni siin ära tegema. Neid teeme ilmselt järgmises videos, aga ma kohe vaatan veel. Siin on veel mingi rewards claim vendor, ma ei tea täpselt millised auhindad või kuidas see käib siin. Aga siin on veel meil mingi tech baas, kui me ei eksi, tähendab. Nii, vaatame siia. The security wing needs some love. And Captain Benitez. The JTF love the guy. He can mobilize them and help us get the intel and firepower we need to get all these hostiles off the streets. Nii, mis siin on? Offline. Jah, see ongi see security wingi arvuti, eks ole. Complete the Lincoln Tunnel checkpoint mission. To save Roy Benitez. Nii, ja tech wing on siis siin üleval, eks ole meil. The tech wing has obviously seen better days. But if you can get Rhodes back here, he's apparently got a lot of tricks up his sleeve. Former PMC, I think. Knows more than you think he does. I suspect he'll be very useful. Päris... No huvitavalt päris detailne on ikka ausalt öeldes terve see mäng. Vaadake neid igasuguseid jubineid igal pool. Ikka väga palju vaeva on nähtud siin. Nii, okei. Note veel muidugi, jah, tech wing. Meet fail out at entrance, okei. Ei, nüüd lähmegi siis välja siit. Meet fail out at entrance ja... Ilmselt alustame siis korraliku missiooniga või?
Hey. Siis oleks mäng Bad algab. news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg. Jõudis ka tagasi. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life. But it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Let's not. Muidu see kamovend, see nägi nagu mingi hitman välja. Peaks äkki küsima, et hei, kus su paberid on? Näita ette, pärast ongi mingi murtsukas. Mission completed, XP 5 sotti. Siis siin on mingisugune imelik transition välja, ei saa joosta. Kummaline. Mingi aeg. Nii, saab oma majast välja. Ja nii, ja nüüd. Ja nüüd terve see mäng alles algab meil. Wow. Täiesti epic mäng, ausalt. Mul on kõrged lootused sellele mängule. Kõrged lootused. Igatahes siukene oli minu esimene video siin Tom Clancy's The Divisionist. Loodan, et meeldis. Visake üks like, visake üks kommentaar, mis te arvate sellest mängust, kuidas video meeldis. Ja kohtume peatselt taas siis järgmises videos ja järgnevas videos siis ma võtan ette need teised side missionid siit, nii et terve see nädalavahetus ma üritan seda The Divisionit lahata, mängida piisavalt ja vaatame, võib-olla äkki siis nädalavahetuse lõpus teen väikese kokkuvõtva videoid ka, et mida siis arvan sellest mängust. Aga, okei, mis on ikka, olge mõnusad, meeldivad nädalavahetust teile. Täna mul muidugi reede kell 11 õhtul siin. Nii et eks te laupäeval vaatate seda videot, nii et mis on ikka. Ja nädalavahetust. Läheme peast taas. Tšauki. Nice.